Nii, tervist, olen Hillar Kohvinavalt ja täna on siis reede 2. juuli aastal 2021 ja teeks ülevaate ajalehest Nelli Teataja, mis täna ilmus, ja juulikuu müstilised lood ajakirjast. Ja nagu te räägite ennemalt kaunid lille, siis vaatame, kas teemad on sama lillelised kui lilled. Niisiis, alustame Nelli Teatajast. Nii, jaanitorm murdis puid ja lammutas katuseid. Nii, aga kõigepealt siis on Nelli Teatajas minult küsitlus, et kas olete kunagi unustanud midagi tähtsat tegemata. Suvi on puhkuste ja kergemat võtmisaeg, uurime tuntud inimestelt, kas nad on vahel ka midagi olulist ära unustanud. Ja vastavad siin parodist Pille Pürg, arst ja poliitik Viktor Vassiljev, poliitik Indrek Tarand, Pärnu linnavolikogu esimees ja Riigikogu liige Andrei Korobeinik, siis poliitik Artur Talvik, laulja Ergo Korp, arvamusliider Simmo Saar ja siis DJ ehk meelelahutaja Heiki Ainsalu ja showmees Arnold Oksmaa. Ja Nelli Teataja leheküljel 7 Eesti elus on siis minu artikkel, et pidulised jooksid kiljudes laiali, et Tori Jaani pea lõpetas väikese torm, mis murdis ja viis pikali kalmistu suured puud, ka katused ei jäänud paika. Siis siin on niisugune pilt, kus ühe osa katusest viis torm ära ja praegust on seal sellised, kuidas ma ütlen, koormakate või midagi taolist on peal seal. Nii et selline lugu siis minult Nelli Teatajas. Nii, juulikuu müstilised lood ajakiri ja lehekülgedel 48-49 minult siis intervjuu selgeltnägija Madeleine Areniga, et usalda ennast. Selgeltnägija Madeleine Aren osales Eesti selgeltnägijate tuleproovis Ansoori õpilasena ning palusin talle vaadata koroonaviirust, parvlaev Estonia hukku ning sedagi, kas meie valitsus jääb püsima. Nii et siin on nagu siis kõik ära toodud need vastused. Nii, teen ühe asja eraldi veel ära, et kas Estonia parvlaevaga veeti tol saatuslikul ööl sõjatehnikat ning sellega seoses lasti laev põhja ja vastuseks, et ei veetud sõjatehnikat, vaid midagi muud. Nii, küsin, et teatavasti pääses Estonia katastroofist kapten Piht, et kes tol korral oli laevas sõitmas, mis sai Aavo Pihtis edasi ning kas ta elab praegu Rootsis. Ja Madeleine vastab, et Aavo Piht on elus ning elab Rootsis teise nimega ning uue eluga. Ta varjati ära, sest muidu oleks ta ära tapetud. Vot selline intervjuu siis minult juulikuu ajakirjas müstilised lood. Nii et soovitan kõigile osta ja lugeda siis Nelli Teatajat ja ajakirja müstilised lood. Ja noh, ilmunud on ka juulikuu saatus saladust ajakiri. Sel korral minult intervjuud küll ei ole sees, aga soovitan ka seda lugeda. Nii et augustis ilmub järgmine ajakiri saatus saladused ja arvatavasti seal on minu intervjuu juba sees. Nii et kena suve jätku ja head lugemist kõigile, nii ütlen mina, Hillar Kohvinavalt.